Olen täna Viljandis. Oleme koos Kristiinega ennast nüüd kenasti sisse seadnud Amrita kohvikus. Amrita on väga armas ja hubane kohvik ja see nimetus Amrita tähendab surematuks tegevat toitu või jooki. Aga Kristiinega hakkame me täna rääkima siin tema raamatust pealkirjaga Hetkede loomine. See on selline armas luuleraamat, kus on ka ilusad joonistused sees. Et räägime natuke sellest raamatust, räägime ka klaasimaalidest, mis siin laual kenasti on. Ja ma küsingi Kristiine sinult kõigepealt seda, et mis on see, mis paneb ühte inimest, antud juhul siis sind kirjutama raamatut? Ja ma mõtlesin selle peale, mis üldiselt võiks panna inimesi raamatuid kirjutama, on võib-olla soov jagada seda, mis nendel huvitavat on ja mis minul konkreetselt või mis mind pani. Kindlasti soovitused, et tee raamat näiteks oma luuletustest või siis tahtmine, et nad ei jääks lihtsalt sahtlipõhja, vaid tahtmine neid jagada ikkagi teistega, sest mul on neid päris palju, mul on neid veel ja esimene osa siis on siin raamatus, nagu võib öelda. Millal sa hakkasid luuletusi kirjutama? Ja see on hea küsimus. Keskkooli ajal ma kirjutasin luuletusi nii palju, kui oli küsitud selles mõttes, et kui koolis oli midagi vaja või siis oma loomingupäeval oli näiteks vaja. Aga ma hakkasin luuletusi kirjutama Tartus ja ma peaksingi ütlema ülikooli ajal arvutisse ja esimene luuletus oligi inspireeritud tegelikult sinuga jutuajamisest. See oli inglisekeelne. Ja sealt edasi ma hakkasin lihtsalt oma mõtteid nii eesti keeles kui inglise keeles arvutisse kirja panema. Ja mul on ikkagi materjali päris palju, et ka siit raamatust on välja jäänud need luuletused, mis mulle võib-olla tundusid liiga sünged või ei meeldinud. Et jah. Hästi, aga ma loen siit siis natukene ette, et ka vaatajad natukene kuuleksid. Võtan siis päris algusest. Ilus, ilus, ilus on maa. Ilus on maa, mida armastan maa. Astun uksest välja, tahaaeda terrassile. Päike paistab vastu nägu nagu nurruvale kassile. Ma vaatan, kuidas kuused on ikka tumerohelised ja kuidas puud on üleni kui roheline pits. Ma vaatan seda, kuidas päike kirkalt paistab ja puude vahel sätendab päikse kuldne helk. Teine päev on natuke vihmane. Kuldnokkapojad sädistavad pesakastis. Oma elust ja teistest asjadest ma kirjutan kirja mõtetest. Mõnikord sealjuures arutlen, kuivõrd kirjutan elust enesest. Mõnikord kirjutan õigest teest. Mõnikord oma probleemidest. Teinekord kõigest tavalisest, mis tähtis ja täisideeline. Mõnikord on kõige parem see, kui vihmase ilmaga saab toas istuda. Tihti on kõige parem nautida vihmakrabinat akna all, kui ei pea kusagile minema ja lahtisest aknast tuleb puhjaga tuppa värsket õhku ja krabina häält. Teadaolevalt on see parim, mida vihmaga teha võib. Et selline lõik, et mis mulle meeldib selles raamatus ja üldse millest ma hakkasin mõtlema, kui ma seda raamatut nüüd lugesin, ongi see tähelepanu pööramine välisele. Et tähelepanu pööramine sellele, mis toimub meie ümber, mis toimub looduses, mida me näeme. Et võib-olla see on see, milleks paljudel inimestel tänapäeval on just väga vähe aega. Et ei ole sellist aega, et ma lihtsalt istun, vaatan, kuidas vihm sajab, mõtlen, lihtsalt olen. Et see on ka üks minu selliseid lemmiktegevusi. Et ma tunnen, et mul on aega olla, et ma ei pea kuhugi kiirustama, et ma saan mõelda nendest asjadest, mis on tõesti tähtsad. Et mulle meeldis just see, et sa pöörad siin tähelepanu kõigele sellele, mis toimub sinu ümber. Et sa märkad inimesi, kes on su ümber, et sa näed seda, mis toimub looduses. Et see oli just see asi, mida ma mõtlesin, et me peaksime ise ka oma elus igapäevaselt rohkem märkama tegelikult enda ümber toimuvat. Aga kuna lihtsalt on nii kiire, et siis nagu meie
elu võib-olla muutubki selliseks, et me kaugeneme loodusest, me kaugeneme mõtlemisest ja kõigest sellisest, mis on tegelikult vajalik. Mulle väga meeldib, et sellest alguse ette lugesid. Tegelikult seal ongi nagu võtab ilusti kokku see kõik, millest ma kirjutan, et ma olin juba, ma täpselt ei teadnud, mis mul seal on. Aga mis on see, mis sind inspireerib? Et sul oli siin ka, sul on joonistatud mõni pilt, mis on merega. Kas kuidagi meri on ka oluline sinu jaoks? Meri on väga oluline, ma arvan, terve Eesti jaoks. Aga mina konkreetselt käin mere ääres ikkagi võib-olla kõige rohkem 10 korda aastas, et või vähem isegi, et kuidagi selline veelüüm mulle väga meeldib, et võib-olla väiksest peale kuuldud merelaulud on need, mis panevad mind merest kirjutama või mere äärest käimised. Aga muidu mul on ikkagi maismaal, ma olen mere ääres ka maismaal, aga jah, et mis mind inspireerib, loodus, nagu sa ütlesid, inimesed, situatsioonid, olukorrad, kõiksugused kontserdid, kui mingi jalutan linnas, vaatan, näen midagi huvitavat. Et sellised asjad, kui tekib mingi selline kihvt tunne ja siis ma kuidagi üritan seda tunnet kirjeldada. Ja siis on minu jaoks inspiratsioon, et see on nagu selline kingitud asi. Ja mis mulle veel meeldib on see, et see raamat on hästi selline päikeseline, võib-olla ongi see, et sa ütlesid, et sind inspireerivad need asjad, see olukorrad, et siin on need pildid on ka tegelikult suvised, sellised helged, rõõmsad ja positiivset energiat andnud. Ma arvan, et väga hea mõte on see näiteks novembris või detsembris või talvepäeval või talveõhtul see raamat kätte võtta ja lihtsalt vaadata neid pilte, lugeda neid pidasid. Ma loen siit siis ühe koha veel ette ja see kõlab nii. Armastus algab hommikul. Seda ei tea naised, kes kõnnivad koos kuuga. Naised, kes kõnnivad huntidega. Hundid, kes uluvad kuu poole. Kuigi kuu on suur ja tumekollane ja peegeldab tee peale tänava valguslampe. Kuigi kuu kõnnib koos tähtedega ja tähed sillerdavad tumesinises taevas, sätendavaid ringi võitamise märke. Kuigi naistel, kes kõnnivad koos kuuga, on suur teadlikkus, sest need naised armastavad ka hommikul. Kuigi tumedas öös on vabadus suhelda looduse väega. Need naised, kes kõnnivad huntidega ka päeval. Hommikune energia on kõrge, keskpäevane päike kirgas. Hundid, kes öösel uluvad, päevitavad päeval väljas. Aitäh sulle, sa lugesid. Aga räägime nüüd ka klaasimaalidest, et siin on väga ilusad sellised klaasimaalid, et sa tegeled ka klaasimaalide tegemisega. Jah, et kui on alla joonistatud pilt või kui ma ise joonistan alla mõne pildi, see konkreetselt on ühe raamatukaane pealt tehtud. Teised 2 on ise joonistatud, et siis saab sellise musta kutaga vedada sinna piirjooned ja sees saab siis klaasivärvidega ära värvida. Ja siis võib klaasi peale, akna peale panna, päike paistab läbi näiteks või valge paber on siin all, et oleks paremini näha. Nii et need klaasivärvid on spetsiaalsed, aga kas see klaas on ka selline spetsiaalne klaas? Klaas on täiesti tavaline. Jaa, nii tavaline klaas. See on pildiraami klaas tegelikult võib olla täiesti. Et nendel on raamid ka olemas ilusti, et muidu jäävad klaasiservad tuleks muidu ära lihvida, aga see on suur töö ja siis parema raam panna. Kas sul on neid kauneid klaasimaale juba kogunenud nii palju, et saad vasti näituse teha? Või kuidas? Ma saaksin näituse teha, ma saan neid teisi ka näidata piltidena. Ma arvan, et see on väga hea kingi idee just, et kui päike paistab peale, siis ta on hästi ilus. Et kui nüüd kellelgi tekkis huvi, et siis sa teed ilmselt neid ka müügiks või kuidas? No kui kellelgi tekkis huvi, siis kindlasti jah, aga siiamaani ma olen kingituseks teinud mõningaid, aga ülejäänud on mul kõik võivad näitusele minna. Kena, aga ma tahaks veel raamatu kohta küsida seda, et kui see raamat saaks muuta maailma, siis milliseks ta maailma muudaks?
no võib-olla selliseks selgeks siis, et mind panevad hästi palju mõtlema sellised keskkonnakaitse teemad, et see raamat võiks siis, ma ei tea, need kõik lahendada. Et kui ta peaks midagi muutma. Aitäh sulle, Kristiina, ja aitäh vaatamast! Aitäh teile!